Aastakümneid peeti Ameerika poliitikas end sotsialistiks nimetada poliitiliseks enesetapuks. Kuid see silt muutub üha enam uue põlvkonna kandidaatide jaoks müüdi argumendiks. Hoog kasvas veelgi pärast Zoran Mamdani võitu New Yorgis. Ja 2026 aastal on demokraatlikud sotsialistid saavutanud võite alates kongressi valimistest kuni Florida Demokraatliku partei senati eelvalimisteni. Nende peamine sõnum on majanduslik. Madalamad eluasemekulud, tugevamad ametiühingud, laiem tervishoid ja kõrgemad maksud rikastele. Ja nad toituvad tugevalt noortele valijatele, rohujuure tasandi vabatahtlikele ja väikestele annetustele, mitte traditsioonilistele partei institutsioonidele. Aga on veel üks küsimus, mis muutub üha olulisemaks. Iisrael. Paljud neist kandidaatidest kritiseerivad teravalt Iisraeli poliitikat, on vastu USA sõjalisele abile või tahavad seda piirata ning astuvad avalikult vastu Iisraeli-meelsete rühmituste kulutustele demokraatide eelvalimistel. See tähendab, et Iisrael ei ole enam lihtsalt välispoliitika küsimus. Demokraatliku partei teatud osades on sellest saamas määrav kampaania teema ning veel üks lõhe partei peavoolu ja kasvava progressiivse vasaktiiva vahel. Tänasele debatile on meiega liitunud Henry Olsen, Ethics and Public Policy Centeri vanemteadur ning taskuhäälingu konservatiivide teerist saatejuht. Benjamin Burgess, ajakirja Jacobin kolumnist ja peagi ilmuva raamatu The Blueprint, How Socialism kaasautor, kuidas sotsialism, saab toimida päris maailmas. Ja Owen Alterman, meie I24 Newsi vanem korrespondent. Alustame siis meie 30-sekundilise kiirvooruga. Kas vastureaktsioon Iisraeli vastu on peamine põhjus, miks demokraatlik sotsialism Ameerika Ühendriikides tõusuteel on? Pidage meeles, et igal teist on selle esimese vastuse jaoks 30 sekundit. Henry, sina oled esimene. See ei ole peamine põhjus, miks demokraatlik sotsialism ja vasakpoolsus demokraatlikus parteis on juba mõnda aega tõusuteel olnud. Aga see on oluline teema, see kristalliseerib mõned nende kriitikad demokraatliku eliidi suhtes väga emotsionaalsel viisil, mis kõnetab nende valijaid. Ben, mis on sinu arvamus sellest küsimusest? Ja ma olen nõus, et see ei ole peamine põhjus. Peamised põhjused on majanduslikud, kuid see on kindlasti üks osa põhjustest. Ameerika avalikkus vaatas aastaid, kuidas Ameerikas valmistatud pomme visati vähiosakondadele, mošeedele ja lasteaedadele. Oleks üsna imelik, kui paljud meist ei tunneks vastikust demokraatliku partei eliidi suhtes, kes hääletas üldse relvade saatmise poolt. Hästi. Owen Alterman, mis on sinu arvamus selle küsimuse kohta? Et tegelikult jätta kõrvale kriitika põhjendatus Iisraeli Gaza-poliitika suhtes. Vaata, ma olen nendega mõlemaga nõus. Ilmselgelt on see eelkõige seotud majandusliku ärevusega. CNBC küsitlus näitas, et 72% 18-34-aastastest arvab, et Ameerika majandus on halvas seisus. Ainult 5% arvas, et olukord on mingil moel hea. Kuid Iisraeli küsimus on nende jaoks oluline, sest seda on lihtne lahendada. Lihtsalt lõpetada abi andmine, lõpetada relvade andmine ja nii edasi. Hariduse ja eluaseme ning tervishoiukulude probleemide lahendamine on palju keerulisem. Palju lihtsam on keskenduda Iisraeli küsimusele. Ja Iisrael ise ei ole üldiselt populaarne. See aitab neid ka valimistel. Hästi, nüüd tahan liikuda järgmise küsimuse juurde. Nüüd anname paneeli liikmetele võimaluse pikemateks vastusteks. Te oleme näinud, et demokraatlikest sotsialistidest kandidaatide seas on palju keskendutud Iisraelile ja välispoliitikale üldiselt. Üks neist on näiteks New Yorgi linnapea. Miks keskenduvad need demokraatlikud sotsialistidest kandidaadid nii palju Iisraelile ja välispoliitikale üldiselt, kui nad kandideerivad näiteks New Yorgi linnapea ametikohale? Henry? Ma arvan, et põhjus on selles, et demokraatlik vasakpoolne tiib on sellepärast tõeliselt nördinud ja see on teema, millest nad saavad rääkida. Ja paljud neist inimestest kandideerivad föderaalsele ametikohale, kus on väga oluline. Ma mõtlen, Mamdani New Yorgi linnapea kampaania ei põhinenud Iisraeli ja Gaza küsimustel. Aga see on motiveeriv teema paljudele progressiivsetele inimestele, samuti paljudele juudi taustaga inimestele, mis on üsna kummaline, eriti New Yorgi linnas. Aga föderaalsetel valimistel, senati ja esindajate koja valimistel, kus nad on sel aastal tõesti edu saavutanud, on Iisraelile antava abiga ja Gaza sõjaga seotud föderaalsed küsimused väga olulised osa tööülesannetest. Ja see on üks põhjusi, miks nad sellest räägivad. Huvitav. Ben, mis on sinu arvamus sellest? Jah, ma nõustun, et see ei ole see, millele enamik kohalikele ametikohtadele kandideerivaid demokraatlikke sotsialiste on keskendunud. Kindlasti ei olnud see, millele Zoran keskendus, isegi kui inimesed temalt selle kohta pidevalt küsisid. Aga ma tahaksin välja tuua, et see arusaam, nagu demokraatlikud sotsialistid oleksid kummaliselt keskendunud sellele teemale, ei pea paika kellegi jaoks, kelle mälu kestab kauem kui aasta või 2. Enne Zoranit tegi iga New Yorgi linnapea suure numbri sellest, et minna palverännakule Iisraeli.
Ja mitte keegi neist, kes nüüd küsivad, miks need demokraatlikud sotsialistid on nii keskendunud Iisraelile, ei näinud selles kunagi probleemi. Establishment on alati olnud keskendunud Iisraelile. Muutunud on vaid selle keskendumise poliitika. Owen, mis on sinu vastus sellele? Vaata, nagu ma ütlesin, arvan ma, et see on demokraatlike sotsialistide jaoks oluline teema, sest seda on lihtne lahendada, eks? See on üks neist küsimustest, kus poliitikutele ei kaasne suurt kulu. Lahendus ei ole eriti keeruline. Lihtsalt hääleta abi vastu ja hiljem hääleta ründerelvade müügi vastu ning hiljem hääleta kaitserelvade müügi vastu. Siis katkesta suhted, alusta sanktsioonidega, sest ilmselgelt ei jää USA äärmusvasakpoolsed abi peatamisega pidama. Nad jätkavad sellega. Väga ambitsioonikas selles küsimuses. Ja Iisrael on üldiselt ebapopulaarne. See ei ole ebapopulaarne ainult vasakpoolsete seas. See on ebapopulaarne ka sõltumatute noorte konservatiivide ja noorte vabariiklaste seas. Nii et see on teema, mis nende arvates võid neile valimistel edu tuua. See seob ka Natasha poliitika rahastamise küsimuse, kuna AIPAC mängib nii paljudes neist demokraatide eelvalimistest olulist rolli. Nii et nad saavad sellele kahekordselt läheneda. Nad saavad minna välja nii Iisraeli ja Iisraeli poliitikakriitika vastu, kui ka raha rolli vastu poliitikas, sidudes need teemad kokku ja põimides need oma laiemasse maailmavaatesse. Küsimuses, mille lahendus on palju lihtsam kui kolledžiõppe maksumuse vähendamine, eluasemepuuduse lahendamine suurlinnades ja kindlasti ka tervishoiu küsimusega tegelemine, mis on Ameerika poliitikat aastakümneid vaevanud. Iisraeli küsimust on palju lihtsam lahendada. See on nende jaoks palju populaarsem. Nii et ilmselgelt on see teema, mille poole kandidaadid kalduvad, ka sellises kohas nagu New York. Tead, demokraatlikud sotsialistid võidavad kõrge profiiliga eelvalimisi. Miks just nüüd? Mis kõnetab valijaid nii, et partei peavoolu demokraadid pole suutnud sellega tegeleda? Ja ma tahaksin kuulda, mida sul selle kohta öelda on? Ja ma arvan, et on palju kaua vindunud probleeme, kus avalik viha on tõesti üle keenud. Ma arvan, et tervishoid, mida on paar korda mainitud, on üks neist. Muide, ma olen vastu vaielnud sellele mõttele, et poliitika tasandil on tervishoid midagi uskumatult keerulist, mida oleks raske lahendada. Demokraatlikud sotsialistid on muidugi pakkunud väga järjekindlat lahendust, milleks on ühtse maksesüsteem ehk Medicare kõigile. Iroonilisel kombel on see üsna sarnane sellele, mis on Iisraelis juba mõnda aega kasutusel olnud. Ja sellest pole midagi eriti keerulist. Ja see üleskutse, et me peaksime lõpetama raha kulutamise pommidele, millega tapetakse süütuid inimesi välismaal ning hakkama seda kulutama sotsiaalsetele vajadustele kodumaal, on praegu paljudele tavalistele ameeriklastele täiesti mõistetav. Henry, mis on sinu arvamus sellest? Demokraatlik vasakpoolne tiib on olnud mässus demokraatliku partei eliidi vastu juba Bill Clintoni ajast saadik. Meil oli demokraatlikus parteis mäss sotsiaaltoetuste reformi eelnõu üle. 2000 aasta üldvalimistel esitas vasakpoolne tiib väljakutse Ralph Naderi kaudu ja 2004 aastal Howard Deani kaudu. Mis selle nüüd kristalliseerinud on minu arvates mitu asja. Üks neist on väga tõsised majanduslikud mured. Need, kes ei kuulu siseringi, jäävad üldiselt kõrvale. Ja kui sa kaldud vasakule, siis tähendab see, et sa kaldud äärmuslikule vasakule. Ja siis on veel see fakt, et Donald Trump on valitud 2 korda. Ja demokraatlik establishment, mis alati müüb end kui gruppi, kes teab, kuidas võita, peab nüüd tunnistama mitmeid kaotusi. Ühe mehe vastu, keda kõik demokraadid põlgavad, aga eriti põlgavad ja vihkavad teda demokraatlikud sotsialistid ja progressiivsed, lausa 3 hüüumärgiga. Nii et nüüd on olukord, kus umbes pool demokraatliku partei valijaskonnast üle kogu riigi tahab demokraatliku establishmenti minema visata, sest nad on selle peale alati pahased olnud. Ja nad on eriti pahased, sest nende demokraatlike progressiivide arvates aitas establishment kaudselt kaasa selle mehe võimule, keda nad vihkavad. Tead, ja ma tahan sinu poole pöörduda. See kõlab peaaegu nii, nagu Iisrael võiks tuua Ameerika vasak- ja parempoolsed mingil määral kokku, eriti kuna me kuuleme sama kriitikat. Näiteks selles vestluses nii Henry kui ka Ben, kui jutt käib USA sõjalise sekkumise ja välisabi kriitikast. Õige. See ei ole ainult äärmus vasak ega äärmus parem, Natasha. See on ka kesktee. Paljudele sõltumatutele ei meeldi samuti Iisrael. Ja kui sa vaatad näiteks minu koduosariigis Michiganis Abdul El-Saidi eelvalimiskampaaniat ja nüüd tema üldvalimiste kampaaniat, siis tema sõnum Iisraeli kohta on suunatud sõltumatutele. Eks, mida ta ütleb? Sisuliselt seda, mida meie külalised on öelnud. Raha, mida kulutatakse abile Iisraelile, võiks kulutada tervishoiule. Aga jätame selle. Muidugi on see föderaaleelarve kontekstis vaid tilk meres. Eelarve, see pole põhjus. Paljudel ameeriklastel pole korralikku tervishoidu või eluaset või on hariduse hind nii kõrge. Sellel pole Iisraeliga midagi pistmist, aga see on talle kasulik kriis seda teemat esile tõsta ja majanduslikku ärevust ära kasutada.
Tead, selle suurema küsimuse kohta, Natasha, on ajakirjas The Atlantic suurepärane artikkel, mille autor on Tyler Austin Harper, pealkirjaga Miks rikkad lapsed armastavad sotsialismi. Ja põhimõtteliselt ütleb ta, ma parafraseerin seda väidet veidi. See, mida sa 10 aastat tagasi nägid, see on minu tõlgendus, oli see, et valge töölisklass hakkas majandusliku olukorra vastu mässama ja kaldus äärmus parempoolsuse ning Donald Trumpi poole. Nüüd aga näed, kuidas valge keskklass, valge haritud klass hakkab majandusolukorra vastu mässama. Tehisintellekti tõus. Tööde kaubastamine või nagu ta ise selles artiklis kasutab, nende juhtivtööde kaubastamineks. Tööd, mille jaoks varem sai Ameerika Ühendriikides ülikooli minna, lõpetada ülikoolkraadiga, mitte isegi nii ammu, vaid põlvkond tagasi ja oodata kindlat keskklassi töökohta. See pole ilmselgelt enam tõsi. Z-generatsioon tunneb seda ja väljendab seda viha lõpuks valimiskastide juureseks. Ja me nägime seda hiljuti Michigani senati eelvalimistel, kus nagu tavaliselt nendel eelvalimistel, need, keda kõige rohkem tõmbavad äärmusvasakpoolsed kandidaadid, on noored, kes on omandanud kõrghariduse ja kellel on madalam sissetulek. Ja see allapoole liikuvate haritud ameeriklaste rühm ongi see, mis kõige enam tõmbub demokraatliku sotsialismi poole. Kui 10 aastat tagasi nägime valge töölisklassi mässu, millel oli tohutu mõju Ameerika poliitikale, siis nüüd võime näha valge keskklassi mässu. Ja isegi mõnel juhul valge ülemine keskklass, keda hirmutab tehisintellekt ja taskukohasuse kriis ning kellel on tunne, et eliit ei paku neile lahendusi. Ben, mis on sinu vastus kõigele sellele, mida Owen just ütles? Ja ma arvan, et sa ei võida New Yorgi linnas enamiku häältest ainult majanduslikult allakäivate spetsialistidest valijatega. Kuigi see on vaieldamatult osa sellest, sest paljud neist valijatest saavad üha enam aru, et neil ei lähe nii hästi. Tead, nad ei saa seda, mida neile lubati lihtsalt ülikooli minnes ja reeglite järgi mängides. Ja nende huvidel on palju ühist ülejäänud töölisklassi huvidega. Ma tahaksin ka välja tuua, et sa ei pea nii arvama. Enamik rahast, mis muidu läheks tervishoiule, kulub hoopis pommide ostmiseks, et neid lasteaedade peale heita. Mõelda vaid, et see on moraalne häbiplekk, et me kulutame selle raha sinna, kui iga selleks kulutatud dollar võiks minna sotsiaalsetele vajadustele kodumaa. Ja loomulikult pole mingit suurt saladust selles, kuidas rahastada Medicare for All'i. Tegelikult tead, juba 2020 aastal leidis isegi Libertaarne Mercatus Instituut oma uuringus kogemata selle. Et kui me liigume selle süsteemi poole, siis see tegelikult säästaks raha keskklassi maksumaksjatele, kes ei peaks enam maksma kindlustusmakseid ega oma osalustasusid. Ja kui sa võrdled seda lisamaksudega, mis läheksid kõigile mõeldud Medicare'i rahastamiseks, siis tegelikult jääks inimestele rohkem raha kätte. Huvitav, Henry, ma tahan sinult küsida, kas sa arvad, et Iisraelist on saanud demokraatide jaoks lakmustest, nii nagu see veel mõned aastad tagasi ei olnud? Ma ei ole kindel, et see on lakmustest, kuigi mõne progressiivse valija jaoks on see tõesti lakmustest. Ja mõnele peavoolu valijale on vastupidine seisukoht. Traditsioonilise toetuse jätkamine Iisraelile samuti väga selge lakmustest. Ma arvan, et see näitab pigem seda, milline on sinu suhtumine status quo kukutamisse. Kuid tõenäoliselt on mõlemal poolel palju valijaid, kelle jaoks see on lakmustest. Ma arvan, et laiem küsimus on selles, esiteks, me oleme juba Gaza sõja 4., 3., 4. aastas ja erinevatest teistest sõdadest, mida see on toetanud või põhjustanud. Ameerika sekkumine Iraanis on, ma arvan, seotud sellega, miks. Mõned inimesed seostavad seda tegevusega Lähis-Idas, mis sai alguse Hamasi jõhkra ja ootamatu rünnakuga süütute Iisraeli kodanike vastu ning toetusega Iisraelile. Vabariiklaste valijaskond toetab seda endiselt suuresti. Kui vaadata alla 50-aastaseid vabariiklasi, siis nemad kipuvad siiski toetama presidendi poliitikat seoses Iisraeli ja Iraaniga. Ja üle 50-aastased valijad toetavad neid valdavalt ning Vabariikliku partei eelvalimistel osaleja keskmine vanus on 57. Nii et Vabariiklik partei jääb oma valijaskonnas kindlalt traditsioonilise liidu Iisraeliga toetajaks. Raskus seisnab selles, et demokraadid on nüüd lõhenenud, kusjuures märkimisväärne enamus soovib seda vähemalt ümber hinnata. Mind huvitab kuulda sinu arvamust. Kas sa arvad, et 5 aasta pärast on demokraatlik partei märkimisväärselt sotsialistlikum ja Iisraeli suhtes palju kriitilisem või on see lihtsalt mööduv moehullus? Midagi vahepealset? Aga las ma vastan kiiresti 3 punktile. Esiteks,
Iisrael sihtis haiglaid ja lastepäevakeskusi Gazas, sest neid kasutas rahvusvahelise õiguse vastaselt terroristlik organisatsioon. Kuna neid kasutati sõjalisel, mitte tsiviilsel eesmärgil, muudab see need rahvusvahelise õiguse järgi seaduslikeks sihtmärkideks, loomulikult arvestades proportsionaalsust tsiviilohvrite suhtes ja kogu seda analüüsi. Seega on ilmselgelt äärmiselt lihtsustav iseloomustada Iisraeli poliitikat Gazas sellisel viisil. Mis puudutab Mamdani võitu, siis ma arvan, et Benjaminil on õigus. Ja tal on õigus sellele tähelepanu juhtida. Ja teatud mõttes on vähemusvalijad olnud kaalukeeleks paljudes neist demokraatide eelvalimistest. Või New Yorgis, kus üldvalimised on teatud mõttes nagu demokraatide eelvalimised. Ja olete näinud, kuidas kandidaadid nagu Mamdani ja Angie Nixon Floridas on edukad olnud, sest nad suutsid võita vähemusgruppide hääli. Ja kandidaat nagu Abdul El-Sayed pääses napilt, sest ta oli nende gruppide seas nõrgem. Nii et see saab olema huvitav jälgida. Ja mis puudutab tervishoidu ja selle rakendamist, siis vaata, võib-olla on tõsi, et lahendus on lihtsakoeline, kuid rakendamine võib olla keeruline, selle rahastamise viisi tõttu, mida me mainisime. Et vastata sinu küsimusele Demokraatliku partei kohta. Vaata, ma arvan, et see on kuskil vahepeal. Ma ei usu, et kõik demokraatlike sotsialistide, aktivistide nõudmised ja soovid saavad päriselus täidetud 5 aasta jooksul võimul olles. Ma siiski arvan ja tunnen kindlalt, et keskmine Demokraatliku partei poliitik ja keskmine Demokraatliku partei valija on 5 aasta pärast märkimisväärselt vähem Iisraeli toetav ja majanduslikult rohkem vasakpoolne, kui Demokraatliku partei valijad on olnud viimase 20-30 aasta jooksul. Ja see hakkab nõudma reaalseid muudatusi hariduse, eluaseme ja tervishoiukuludes. Ma arvan, et see ei kao kuhugi. Ja ilmselgelt on see Iisraeli ja organiseeritud juudi kogukondade jaoks Ameerika Ühendriikides märkimisväärne väljakutse, kuna nende hääled ja mõju võivad jääda selle suure, palju suurema inimrühma varju, kellel on nõudmisi kogu selle teemade spektri osas, sealhulgas ka Iisraeli suhtes. Ben, ma nägin, et sa raputasid pead. Ja ma arvan, et keegi, kellel on mõistus peas, ei usu seda enam. Iga lasteaed, iga vähiosakond, iga mošee, iga ülikool, iga algkool Gazas. See, mis pommitati, kasutati väidetavalt sõjaliseks otstarbeks, seal hoiti relvi. Ma arvan, et see on täiesti ebareaalne ja ma ei usu, et peaaegu keegi maailmas peale Iisraeli enda seda 2026 aastal veel usub. Ma arvan, et see on täielik jama. Mis puudutab järgmise 5 aasta väljavaateid, siis ma arvan, et oleks rumal olla selles liiga kindel. 5 aastaga võib palju muutuda. Aga seda ma ütlen küll. Põhilised jõud, mis ajendavad tavaliste ameeriklaste vastikust meie kiskeliku tervishoiusüsteemi ja meie koletislike ametiühingu vastaste tööseaduste vastu. Ja ei hakka välispoliitika, mis hõlmab näiteks Iisraeli toetamist. Need probleemid ei kao kuhugi ja igaüks, kes arvab vastupidist, petab iseennast. Hästi, ma tahan kuulda, mida sul öelda on. Henry. Ma arvan, et Demokraatlik partei on juba mõnda aega vasakule liikunud ja suur küsimus saab olema, kas demokraatlikud sotsialistid hakkavad kõike juhtima. Ma ei usu, et nad hakkavad. Aga kas Demokraatlik partei, mis on kaotanud toetust Ameerika valijate seas, kas nad on valmis endiselt ütlema, et nad on demokraadid? Kas nad suudavad seda jätkata, kui inimesed liiguvad vasakule? 2024 aasta valimistel võitis Kamala Harrise 95% demokraatidest ja 1 sõltumatu. Ta kaotas valimised ja kaotas rahvahääle, sest esimest korda alates 1932 aastast tuli rohkem valijaid valimiskastide juurde, öeldes, et nad on vabariiklased. Ma arvan, et vabariiklastest populistid suudavad vastata keskklassi majanduslikele nõudmistele viisil, mis võib olla atraktiivsem neile inimestele, kes tunnevad end kõrvale jäetuna demokraatlikust parteist, mis liigub vasakule. Demokraatliku partei keskmine valija on nüüd vasakpoolsem kui isegi 6 aastat tagasi. Demokraatliku partei keskmine poliitik püüab oma valijatele järele jõuda. Küsimus on selles, et see näib samuti suurendavat lõhet keskmise Ameerika valija ja tsentristi vahel. Ja kui vabariiklased suudavad seda ära kasutada, võime väga hästi näha demokraatlikku parteid, mis on küll vasakul, kuid samas ka võimust ilma jäetud. Ma mõtlen. Samuti on õiglane öelda, et keskmine vabariiklasest valija näib samuti eemaldumas Iisraeli toetamisest. Sarnaselt demokraatidele, kes liiguvad nüüd rohkem vasakule. Ma arvan, et see on midagi, mis piirdub suures osas alla 45 aasta vanuste vabariiklastest valijatega. Üle 45 aastased vabariiklasest valijad, eriti üle 50 aastased, toetavad Iisraeli peaaegu sama tugevalt nagu enne Iraani sõda, enne Gaza sõda. Ja nagu ma ütlesin, on vabariiklaste eelvalimistel keskmine valija, need, kes määravad, kes saavad ametisse, 57 aastane. Nii et jah, mingid muutust on olnud, aga seda on tohutult ülehinnatud. Ja teine asi on see, et enamik ameeriklasi ei tea Iisraeli kohta eriti palju ning paljud neist, kes on alla 35 aastased,
on üles kasvanud olukorras, kus Iisrael tähendab sisuliselt Bibi Netanyahut. Ja mingil hetkel, olgu see siis oktoobris või paar aastat hiljem, ei ole Bibi Netanyahu enam peaminister. Ja kui me näeme teistsugust Iisraeli valitsust, isegi kui see võib olla tugev või julgeoleku küsimustes karm, aga mida ei koorma mõned tema iseärasused ega tema isiklikud suhted Ameerika ja teiste välisriikide juhtidega. Võime väga hästi näha toetuse taastamist Iisraelile, kui see pole enam küsimus, et Iisrael võrdub Bibi. Huvitav, selge. Owen, kahjuks ma ei saa sinu juurde tagasi pöörduda, sest peame selle saate osa lõpetama. Läheme pausile. Lühike reklaamipaus. Tahaksin tänada kõiki meie paneeli liikmeid selle arutelu eest. Jääge meiega saates Global Eye, oleme varsti tagasi.